sõidame. Lähme vaatame siis Opeli üle. Et Opel siis on peaaegu valmis ja lähme veel räägime mõned asjad üle, et kuhu midagi panna. Aga nüüd ma peaksin saama siis proovitiiru teha. Nii et lähme vaatame, et kaua tehtud kaunik. Pea 2 aastat ja mina ei olegi selle autoga kunagi sõitnud. Nii et üleüldiselt esimene kord selle autoga sõitmist ja lähme vaatame siis. Opeli aeg on käes. Sõidame. Muidugi ta on meil praegu väga robustne, aga et pill liigub selles mõttes. Siin ongi vaja see lõpuviimistus teha, istmed sisse panna, värgid, särged, ma praegu sõidan püti peal. Aga pill liigub. Täitsa lõpp. See on nii väike auto. Tegemist on ikka suht robustse pilliga, et siin ikkagi tööd on veel nii palju, aga me vähemalt liigume. Kolmas! Speedomeetrid asjad... kolmas viskab välja. Et tööd on siin veel mega palju, aga vähemalt me sõidame. Et äge, mega äge. Siis tahakski, et oleks nagu rohkem valmis. Kolmas viskab välja, jah. Mingi tooli oleks võinud juba sisse ära panna, see mõned pollid, et niimoodi nagu kütuse kanku peal sõita, aga noh, on mis ta on. Aga me liigume 2 aastat ootamist ja me saame sõita. Muidugi klaas läheb ka seest uduseks, aga äge värk. No nii, päev veel kestab, kell on 6:30. Vaadake, kui ilus suve lõpp. Et päris pikalt kutid lasevad siin veel minna, et hullult palju sõitmist. Ma vaatasin päikese sisse mingi pimedaks. Hullult palju saavad ikka sõita, et ikka ma ei tea, mitmes sessioon see on, mingi 4. või 5. või ma ei tea. Et saavad päris pikalt sõita ja kuna viimane üritus, siis olen lõpuni, et muidu juba võib-olla oleks asjad ära pakkinud ja koju ära läinud, aga naudime siis sellist ilusat ilma, et patt oleks mitte olla veel sellise ilus ilmaga õues ja müüa neid veel, mis järgi on, et enamus üle poole kraami on juba müüdud ja et siin rahulikult tiksume ja oleme. Miks sa ei taha? Ütle ikka, mis juhtus? Ja käisime Vastseliina piiskopis ja Mersul läks siis üks vedrustuse, tal see vedrustus on nii-öelda õli pealt või mis iganes, et ta nagu, tal on see hull vedrusüsteem, saab langetada, tõsta ja siis käis pauk ja mingi toru või midagi läks, et siis praegu ootame siis endale transporti järgi. Et Mersu siis esimest korda vedas alt ja jäime nagu täitsa tee äärde, et muidu nagu need remondid asjad on olnud sellised lihtsalt vaja teha, aga see siis käis. Võib-olla saaks isegi kuhugi ära sõita, aga me ei hakka, sest ta kuidagi pritsis ka vist kuhugi mingi sumpa peale ja tossas ja las ta siis olla praegu seal ja lähme jalutame Vastseliina poodi. Praegu siin aidatakse, paneme klotse. Active body control ei tööta ja... No nii, pill peal ja lähme veame ära, siis saan X5-ga vedada. Vanad head ajad meelde, kus saab haagisega vedada pilli. Siin päästetiim ka, näed, vana hea Reijo ikka avemik ja Urma ka siin taga peidus. No Mari, lähme koju või?
No nii, hommik, täna on 26. september ja kell on 7:30 vist. Ja praegu tõin rekka ära, ma olin muidu rekkaga kodus ja tegin selle kruusa otsa hommikul ära, oli planeeritud ja nüüd pakin asjad kokku ja siis hakkab minu nii-öelda puhkuseperiood, et Mari-Liis hetkel siis kodus siis nii-öelda protsess käib, sünnitusprotsess ja ma tõin rekka ära, et näete, kui tubli tööline ma olen, et ma teen isegi ühe koorma ennem ära, kui lähen naisele appi, nii et asjad ära ja siis koju ja siis haiglasse. Et vaatame, kuidas läheb, üritan teid siis natukene ka kaasa võtta sellesse protsessi. Igal on väga põnev ja ei jõua ära oodata, et see osa oleks tehtud, et see väike põnn oleks juba meie kodus. No nii, tõin teid täitsa taha ruumi. Praegu tehakse KTG-d. Mari lehvita. No nii, me oleme palatis. Mari-Liis on enda uhkes mundris ja filmadanud võtad. Et Mari-Liisil siis seal selles samus KTG ruumis käis plörts ära, tulid veed ära, nii et toodi meid kabinet number 5 ja see 5 on minu õnnenumber ka, nii et see on nagu ülilahe. Ja me oleme siis sellises ruumis, kui keegi veel ei ole näinud. Oled valmis või? Jah. Teeme ära. Minu töö on muidugi super raske. Nii et soovige meile edu siis. Igal juhul oleme siin palatis. Mina olen hetkel ema ja poeg. Imelik öelda sellist sõna. Ema ja poeg läksid kontrolli. Et mõõdavad ja puurivad seda pisipõnni, et kõik ikka oleks õieti. Et siin on meil selline palat, et telekas ja rinnapump ja voodi ja selline tavaline lihtne tuba. Siin inimesed on käinud juba toonud lilli ja asju ka. Väiksed kingipakid siin, et väike segasuma suvil on, aga noh. Vist homse päeva oleme ka veel sees, et ja varsti saab koju. Hetkel siin selles mõttes näe olla, et kõik söök tuuakse ette taha 3 korda päevas ja mässusid asju ja selles mõttes on hea, aga koju oleks veel parem minna, aga kohe varsti vaatame, et tulevad uksest sisse, siis filmin ka. Ja, kes sealt tuleb? Kuidas läks? Palju kaal oli? Palju kaal oli? Mari! Mis see kaal oli? Kas olime tublid olnud? Saime kaalu tagasi ülesse poole? Oleme tublid? Kuulsite rahvas, me oleme tublid. Näitame siis põnni ka või? Ei näita. Avaldus. No vaadake siit läbi pio. Jah. Tähtis värk. Raske on. Mari saab endale tugevad käed. Lähme koju. Ja nii. Ema üritab vaevaliselt autost välja minna. Aitaks siis, aga ei. Need olemegi kodus. Ja Mari tahab nüüd mingi pilti hakata tegema. No nii, Passatis ja ullala. Oli plaanis võtta mõned asjad siit MZ autost ära või noh, nii-öelda asjad ära otsida. Aga plaan oli, et käin otsin täna ära õhtul. Kell on 5 ja et homme siis lähen meie väikse perega maale, et vanaema saab nii-öelda lapselast vaadata ja mina siis saan enda teist lapsukest nii-öelda Opelit näppida ja ma ei teagi, mis ma teen. Igal juhul minu pere siia autosse ei mahu. Et kas lähen viin täna asjad ära ja tulen õhtuks koju tagasi ja homme lähme
uuesti maale või rendin homme hommikul Haagise, lappan kõik asjad ümber ja siis õhtul toon Haagise ja pere tagasi. Dilemma. Kahju, et ei ole sellist turvatooli, et turvavööga paigaldada või et Mersul ei ole seda Isofixi. Muidu saaks kahe autoga siis homme maale minna. Aga jah. Ja kes siis üks Tartus punane minu arust kadett osteti just, oli Marketplace'is müügis ja see vist osteti sekunditega ära. Aga tollel on originaalmootor, et kui sa seda näed, siis mul on kadeti varuosasid, sest siin on väga palju originaalmootori varuosasid ja neid minul vaja ei lähe. Seega ma panen need müüki ja ütleme niimoodi, et see müük on pigem selline, õlut ma ei joo, aga kalja võib tuua või midagi, mida ma nendest ikka müün, et see raha ei... Lihtsalt, et keegi võtaks ära, et totter oleks nagu visata prügikasti. Aga jah, et vaatame, mis ma teen. Asju nii palju. Ongi, mul ukse ääred hakkavad ära roostetama ja siin on mul uksepagassis, tagaluuk on korralik ja midagi oli veel. Tiivad, esitiivad on korralikud, aga kuna mul neid tiibu vaja läheb ja see on see klassikaline projektika värk, et sul on kuradi auto ja siis on veel kuradi kärutäis kuradi juppe kaasa, et keegi, aga ma üritan suht kiirelt ära teha, et mis jupid on vajalikud ja mis jupid on siis nii-öelda MX vanaraua hunnikus, et kui keegi tahab, siis saab, aga muidu põhimõtteliselt vanaraud. No nii, hommik ja siis ikkagi otsustasin, et panen Haagise sappa ja võtan ikka pere kaasa, et lähen kogu perega, et Mari-Liis saab ka siit kodust välja ja aeg ka proovida pikemat sõitut, kuidas meie väike põnn vastu peab pikale sõidule. Siin ta on, kohe näha. Siin on täitsa katki, mis katki. Et need rehvid on tuuga. Et selles mõttes muidu päris ilusa mustriga, aga need katki ja vanad ja eks siis tänane eesmärk ongi iste sisse panna ja natuke, ma ei tea, kas nad enam õhku hoiavad, kui nad nii tõssid juba on, aga ideaalis tahtsin väikse tiiru ka veel temaga teha, et lihtsalt nagu sõita ja vaadata, kuidas ta töötab, et vaja nagu aru saada, et mis seisus see nagu töökindlus tal on, et siis teab nagu hakata mida tegema ka, aga siis panen kõik kirja, mida on tal vaja enam-vähem teha, et saada järgmine hooaeg siis mootori vahetus registreeritud ja ülevaatus ja kindlustus, et saaks liiklusesse ära. Et hetkel nagu mingi kere välimusega nagu ei hakka nagu midagi tegema, et lihtsalt saaks ta tänavapilti ära, sest ideaalis siin kerel igal pool on nagu selles mõttes hästi palju nagu roostealgeid ja asju, et ideaalis järgmine projekt olekski tal keretööd, aga võib-olla see kere on nii pekkis, et lihtsam on võtta uus kere, aga kuna siin on kõik käigukasti tunneleid ja asju on juba tehtud, siis pigem ta üritaks seda kere taastada, aga järgmise hooaja eesmärk on lihtsalt täpselt nii palju teha, et saaks mootori vahetus registreeritud, ülevaatus ja kindlustus ja liiklusesse, et eks see näha ole, kas saab ja mis siin üldse sellest saab, aga põnev igal juhul, et ega nii palju raha on investeeritud, et maru mannetu oleks, kui ei saa seda tänavaliiklusesse. Ja vaatame, hetkel väike uitmõte on ka see, kuna see on nii kerge pill, ma ei teagi, palju see kaalub, eks siis kui ta valmis on, siis peab ka kaalu peale minema, niikuinii see mootori vahetusega vist. Et siis jäärada proovida, mitte drifti, aga just nagu aja peale jäärada, et sebida mingid korralikud naastud ja vaadata, kuidas sellega
jäärada oleks sõites, ma arvan, et see on päris konkurentsivõimeline pill, kui saab mootori õieti käima ja korralikud rehvid, siis sellega võib päris head aega sõita. Aga hakkame siis vaikselt sellega mässama ja vaatame, kuidas läheb. Ka valepidi panin teed. ma mõtlesin, et see ei ma arvasin, see oli teine pool. Aga tead, nii ongi rohkem grippi, siis meil on ei no, sa saad ju... Asi sa saad... Enneks me seda videosse ei võtta. Mida? Kus rehv valepidi näed? No ta ei näe. Mida perse? Nii. Vaata, mis... Mida petil lõhk sees. Vast nüüd hoiab ka, et ei pea kogu aeg mässama sellega. Ei hoia pöördeid või midagi. Aga muidu paugupill. Siin see pill on, selline see mootoriruum siin on, ligadi-logadi, et siin peab hästi palju nagu nüüd vaeva nägema, mis asi on, kuidas ära puhastama niimoodi, et see mootoriruum paistaks nagu viisakam välja. Et õhu võtan siit. Siin mingi koonukas otsa või mingi kobutska tuleb leiutada või midagi, siis tuleb plastik panna. No siia saab, kui ilusamaks teha, saab ju selle originaalmootori katte panna, aga ma arvan, see ei ole nagu vajalik. Et selles mõttes, ma arvan, et tegelikult nagu palju ei ole vaja teha, et see ruum siin korralikuks, siis see võre peaks M-setis olema. Saan siia võre ette panna, numbrimärk, noh, ma arvan, see võib-olla ei ole heas kohas. Kaugtuled, suunatuled on võre küljes. Siis salong, noh, siia on vaja panna kas originaalpolster või siis paneb plastikku, ei tea, mis see nõue täpselt on. Rool tuleb ära vahetada, see rool on selline, noh, nii ja naa. Siis siia tuleks mingi kate teha, spidomeeter tuleb siis tööle saada kuidagi, põrandavaip tuleb panna, siis 3. käiguga on praegu jama, siis peab selle üle vaatama, siis tuleb seal see kole juhtmestiku, see ära kaotada, muusika tööle panna, see ei ole nii oluline, vaadake seda ovaali seal, johhaidi. Ismed tuleb korralikult ära panna, põhjavaip, tagaiste, ma ei tea, kas mul on seda. Et selline nagu nipet-näpet on teha, aga ma arvan, et see meil siin talvega ei tohiks nagu suur probleem olla, et selline viled tuled tööle. Kes neid märke valmistas, siis võib mulle neid juba pakkuda. Tagatuled olid ka mul kuskil olemas. Huvitav, kas see üks karp, kas see sai siia või see mul keldris oli minu arust korralikud tagatuled siia. Sumbutile arvatavasti tuleb katt vahele panna. Et tööd on, aga ma arvan, midagi ületamatut ei ole, et küll me ta saame. Ja kui ei saa, siis jääbki mingi rajapilliks või midagi. Aga ma ise tahaks ikkagi tänava peale, sest tegelikult ma tegin nüüd väikse tiiru ikka äge on tegelikult selles mõttes sõita. Ja kuna siin on E30 lõpupütt, siis ta käib täpselt sama häälega, nagu sõidaks Sixiga. Täpselt sama hääl, kuigi Bemmi käigukast, Bemmi pool kardaan, ainult tagasild on originaal. No mis te arvate, UR Garage, teete ära või? Easy on ju? Terve talv aega rahulikult teha.
et tööd on palju, et praegu siin tõmbab kähku selle põhja ilusti puhtaks ja siis on vaja need juhtmed kuhugi ilusti ära panna ja põhjavaip ja vaadata, et istmed ilusti istuvad ja siin on ikkagi tööd on väga palju, aga eks tasapisi mässab ja vaatab, et nüüd on terve talv on aega, et selles kiiret ei ole, et tasapisi teeb, aga lihtsalt nagu alustada on raske, nagu ei oska nagu kust otsast alustad. Ja, et praegu nagu selline kogu aeg ainult ohetad, vaatad, nii palju on teha, nii kust, mida alustada, aga ma alustan siis kõige lihtsamast asjast, et ma tõmban tolmu ära. See on minu panus siia projekti, tolmu puhkida või tõmmata. Aga siin õnneks praegu salongi tegime puhtaks ära, muidu olid siin asju sees, et tuli nagu mõned jupid ka välja, siin selle ja rooli, see kate tuli ja et tasapisi leiab juppe ja ma arvan, et tegelikult hetkel tundub õudne, aga ma arvan, et me saame ta päris nagu kompaktseks ja ilusaks, et ma ise nagu peab olema positiivne, sest ilgelt pappi on raisatud ja selles mõttes ta sõidab ja liigub, aga näiteks üks asi, mis praegu on pidurid. Pidurid kaavad ära, et kas mingi asi on läbi ja vedelik jookseb läbi, aga ta ei hoia pidureid, et sa pead pidureid pumpama. Nii et kui ma praegu sinna risti poole sõitsin ennem, siis lihtsalt hakkad ristmikule jõudma lähedale, siis vajutab pidureid ei tööta, aga õnneks kässar töötab, et aga ei ole hullu. Nüüd, nagu nii tahtsite näha, kuidas selle Opeliga läheb, et nüüd ta siin on olemas. Te olete näinud, et väike tiir on tehtud ja tasapisi mässame. Pumpan. Hoian. Praegu siis õhutame pidureid, et saaks natuke turvalisemalt seda proovitiiru teha. Põhjas. Kinni või? Pumpan. Hoian. Põhjas. Pumpan. Hoian. No nii, esimene päris proovisõit. Sõidame nüüd ikkagi juba täitsa arvestava kiirusega. Pidurid said veits paremaks, aga arvatavasti peasilinder, ma arvan, on ära, aga nüüd sõidame, et täitsa selline, ei tea, kaugele jõuab, aga väga kaugele ei tasu minna ka, aga täitsa põnev, et nüüd on ikka päris sõit. Vaatame kuskil, kus saaks ümber keerata, aga tõmmet nagu veits on. Tagarattad hakkavad hästi kergelt kinni käima, et hetkel on 4. Turbo flufferit on ka päris hästi kuulda või ma ei tea, kuidas seda nimed, turbo mida iganes. See kostub salongi, kuna see vaata nii kerge pill või nagu, ega ma ei tohi väga kaugele minna pärast, kuradi jään siia tee äärde tagasi minema. Kuule, igaks juks praegu ei hakka sisse ajama või? Vaata, pill on kuum. Võib-olla ajate mingi päev ise sisse. Ma ei tea, ma igaks juks ei ajaks seda sisse. No see võib välja jääda, et saate kohe sisse ajada. No siin ta on. Tead, proovisõit oli täitsa äge ikka. Ja ma arvan, kui sa praegu ära sõidaks, ma arvan, sa saaks ka. Töötab. Näed, isegi praegu tühi käigul käib, aga jah, natuke peab seda trossi seal pingutama, et see trossisüsteem, muidu ta oli, mootor ise oli elektri trosseliga, aga siia pandi peale trossiga. Trossel, ma arvan, ütlesin juba valesti vahetele. Oli elektrikaas, nüüd on selle ka trossiga ja käib praegu isegi tühi käigul täitsa hästi. Muidugi jah, neid kuradi no tagatuled näiteks töötavad gabariidid, suunatuled ei tööta, võib-olla sellepärast, et ees praegu suunatulesid ei ole. Need on võre küljes. Isegi näed, lähituli põleb, seal on pirn läbi. Võitab, kuidas kaugtuli on. Kaugtuli.
see mingi ohutuli või? Tõmba korra seda või vaata taga, kas mingi suunatuli põleb või? Vilgub, jah? Huvitav, ma tõmba praegu mingi kaugtulesid või asju. Aga tal kaugtuled, need vist alt ei ole ühenduses need praegu. Oota, mis ta taga tegi? Pane seda suunatuld. Sa pead enda poole tõmbama või niimoodi? Sinna poole näitad, jah? Näitab lihtsalt. See noogis vist. Ja see kang kuidagi vaata ei ole... Tõmbad see suuna juurde. Ma ei tea. Nii peaks olema paremale. Nii peaks asendada. Ma arvan, vaata esisuuna tuled ära ühendab, siis on juba loogilisem. No vähemalt numbrimärgi tuli põlev. Enamus 39-tel ei põle. Tee korra kapott lahti, vaatame, mis seal kapotil toimub. See oli esimene nüüd päris juba sõit ikka 5-ndaga juba. Üks kabarit põlev. Et 5-ndaga ikka tõmp see on, selles mõttes ikkagi taparelv reis. Pidureid ka ei ole, noh. Kas sa tegid selle Drosseliga midagi või? Ei. Soojalt käib ju täitsa hästi koha peal. See peab sinna sinna. Yeah. Siit saab pingutada. Aga jah, praegu selle süsteemiga turbonoisid on jumala head, noh. Oleks võinud kõrvaliste kõik olla, siis vähemalt tiirugi teha. Nüüd palju. Ma arvan, see ju. Ma ei tea, ta vaata kuum, et kas me ei tea, vaata tema seda. Ma ei tea, superkõva ei ole, ma ei tea, keep või kee, noh. Igal juhul selline ta on, et jagage siis muljeid, et mis te arvate siis sellest pillist. Kui suur projekt see ikkagi on meil kevadeks saada ülevaatuse ja asjadega, et noh, ma ei tea. Ma arvan, et siit lõpetan selle video ära, et aitäh, et te vaatasite ja ootan siis teie kommentaare, et mis te sellest Opelist arvate, et 2 aastat olete juba luninud mul seda, et näitaks Opelit. Nüüd siin ta on. No vähemalt töötab ja sõidab, aga tööd on veel teha palju.